Et kuidas arstitöös seda kasutada. No vahest on arstiüliõpilastel ka selline mõte, et see võib-olla puudutab rohkem ainult perearstitööd, sest perearst on tihti just ka nõustaja ja eluviisi teemad tulevad just ilmselt rohkem käsitlusele just meie vastuvõttudes. Aga õpetades kõiki arstiüliõpilasi ja nähes seda, et tegelikult igasuguse tervisega seotud otsuse puhul on inimese toetamine ja abistamine selle juures hästi oluline, ükskõik millises eriala valdkonnas see siis toimub. Et kas või ka kirurgias see, et kui operatsioon ei ole nagu absoluutselt vajalik, aga tal võiks olla omad kasud ja patsient ütleb, et aga ma pigem siis ei läheks sellele operatsioonile. Või siis näiteks juhtumid, kus võib-olla operatsiooni koheselt ei kaaluta, näiteks mingisuguste kasvajate puhul ja jäetakse sellisele oota ja jälgi taktikale ja patsiendil võib-olla soov, et aga ma tahan sellest kasvajast lahti saada, eks ju. Et sellised valikud võivad ette tulla igasugusel erialal ja kas või see, et kas valida mingile uuringule patsient otsustab minna või ta otsustab mitte minna. Kas või siin igapäevaelust tuues näide, et me teeme Jämesoole vähi sõeluuringuid ja inimesed teatud aastakäikudes toovad meile peiteveretesti ja kui see peiteveretest on positiivne, siis järgmine uuring on koloskoopia ehk et siis selline toruga kogu soolestiku läbivaatamine. Ja ma olen kohanud arutelu, kus inimene ütleb, et ma ei tea, kas ma tahan sellele uuringule minna. Et ma ei tunne praegu mitte midagi. Ma olen just pensionile jäänud, et mul on selline hea elukvaliteet, ma just naudin elu ja elan ise enda jaoks, aga kui ma sinna uuringule lähen ja teada saan, et seal peakski vähk olema, et siis hakkavad ju ravid peale ja kuidas see kõik mind mõjutab ja kas ma üldse kõike seda tahan, et ma võib-olla elaks hoopis selles teadmatuses. Ja teisalt me teame, et kui Jämesoole vähk väga varakult avastada, siis ta on ravitav ja edukalt ravitav, et mida varem saadakse jaole, seda tõhusam on ravi ja inimene võib tervistuda ja jätkatagi oma elu täisväärtuslikuna. Aga just